Tere, mina olen Merle Virma. Ja mina olen Kiur Lootus. Meie oleme EBS-i tiimivõimestamise meistriklassi õppejõud, selle programmi loojad ja läbiviijad. Ja täna räägimegi tiimivõimestamisest ja võimalustest, mida EBS selles vallas pakub. Ja nagu tänapäeval on moodne küsida, Kiur, mis probleemi me tegelikult lahendame? Jah, Forbes on kirjeldanud käesolevat aastat siis kui aega, kus surve tuleb korraga kolmest suunast, ehk siis kiirus, ebakindlus ja hübriidtöö ning ka siia juurde veel AI areng. Et sellist tempos ei piisa sellest, et lihtsalt kultuuri kommunikeerida või kasutada loosungina, et tegelikult selline kaasav ja võimestav kultuur peab olema sisse ehitatud juba igapäevastesse protsessidesse. Ehk siis sellesse, kuidas me otsustame, kuidas me anname vastutust ja kuidas me õpime, kui miski läheb valesti. Ja lisaks juhid peavad olema siis teadlikud iseendast ja teadlikud ennast juhtima, et seeläbi kasvatada ka siis järgmise põlvkonna liidreid. Ja ütleme siis lühidalt, et selle jaoks me selle tiimi võimestamise meistriklassi loonud oleme. Just, ma lisan nii palju, et kultuur ei ole väärtused või sloganid seinal, et see on tõesti see, kuidas me päriselt igapäevaelus otsustame, kuidas me reageerime vigadele ja kelle käes on tegelikult vastutus. Et kui protsessides elab vana loogika, kõik käib läbi juhi, siis kultuur jääbki sõltuvaks sellest ühest inimesest. Ja 2026 aasta tempos sellist enam ei tööta. Ja minu jaoks tähendab ka see uute põlvkondade juhtide kasvatamine hästi tegelikult lihtsat asja, et kuidas viia see otsustamine ja vastutus sinna, kus töö tegelikult toimub. Aga teha seda targalt, läbi suure selguse loomise, piiride seadmise ja toetamise. Ehk siis võib öelda, et kui kultuur elab otsustus ja vastutuses, siis võimestamine on mehhanism, millega see kultuur saaks siis toimima hakata. Ja äkki räägimegi nüüd siis, et millal võimestamine töötab ja millal võib-olla mitte nii hästi, kui me seda sooviksime. Ja võib-olla alustan sealt, et kui ma ütlen võimestamine, siis ma mõtlen siit üht hästi konkreetset nihet, et juht ei pea olema superjuht, kellel on kõik vastused. Juhi roll on luua need tingimused, et inimesed tahaksid pühenduda ja saaksid areneda. See metafoor, mis mul ikka ja jälle meeldib ja meenub, on ikkagi see aedniku oma, et aednik ei saa kurgi asemel kasvada või sundida seda kurki kasvama, aga ta saab luua kasvukeskkonna. Et kui mõelda, et siis tõepoolest, et ükskõik kui hea superseeme sul on, et kehvas keskkonnast ei kasva. Väga hea metafoor. Ja võib-olla siinkohal ongi hea öelda kuulajatele ka seda, et võimestamine ei tähenda, et juht kaob ära lihtsalt. Et see ikkagi tähendab pigem seda, et juht muudab oma rolli ja muutub sellisest, ütleme kontrollijast pigem keskkonna ja tingimuste loojaks. Ja minu kogemus coachingus, aga tegelikult ka meie ühisel teekonnal siin coachingu programmide õppejõuna ütleb, et selleks on 4 sellist vältimatut vajadust, kui nii võib öelda, et esiteks on minu meelest alati see eneseteadlikkus, millega me palju tegeleme, tõesti, et kas mu baasseisund on hea, kuidas ma tunnen iseend, märkan oma reaktsioone ja piire, meeskonnaliikmete väga hea tundmine teisena, et kuidas ma ikkagi päriselt tunnen oma inimesi, mitte inimesi üldiselt. Siis loomulikult coaching oskused on minu arusaamist mööda väga olulised võimestamise eeldused, kuulamine ja küsimine, tavapärane nali siia, et imelihtne, aga lihtsalt sa ei tee seda tõenäoliselt nii hästi, kui tundub. Ja 4. ja viimasel ajal minu meelest iseäranis aktuaalne teema on siis see oskus hoida määramatust ja pinget. Et ka selline pingetaluvus, et kuidas mitte närvi minna, kui on seda ebaselgus, kui kõik pole kohe selge ja suuta samal ikkagi seda ruumi hoida nii kaua, kui see selgus tekib. Aga millal siis ikkagi juhtub see, et ei õnnestu võib-olla see nii väga, et mitte isegi öelda, et ebaõnnestub. Et kõige tüüpilisem viga eelkõige võiks siis öelda on see, et kui juht kas siis ise ei võta juhtimise vastutust ja laseb asjadel kulgeda oma soodu või siis hindab valesti oma tiimiliikmete valmisolekut ja võimekust seda vastutust võtta.
või tulevad nad siis lihtsalt keskkonnapinge ja ärevusega toime. Ja teine levinud koht, et võimestamist tõlgendatakse, kui ma lihtsalt küsin küsimusi või ma annan kõik ära, ehk siis delegeerin ilma sellise mõtteta, selguse ja rütmita, siis tegelikult see pigem loob rohkem segadust kui selgust. Ja see segadus on hästi oluline sõna, et kui tiimis see tekib, siis juht kipub kuidagi automaatselt, olen ma märganud, hakkama, võtab nagu inimestelt autonoomia ära või kuidagi, et selline ka kõige paremad sellised väga-väga sellised hea tahtega võimestavad juhid kuidagi sellistes keerulistes kriitilistes olukordades justkui minetavad selle võime jääda nagu oma juurde. Et tegelikult vastupidi, tihti on vaja mitte autonoomiat tagasi võtta, vaid hoopiski selgust juurde anda. Jah, et oluline mõista tõenäoliselt, et võimestav juht ei anna alati kohe vastuseid, vaid ta aitab inimest ise mõelda. Ehk siis ta loob seda keskkonda. Mis loomulikult võib tekitada olukorra, kus alguses tõstavad siis pead natuke nagu ebakindlus ja võib-olla ärevus, aga pikas plaanis ikkagi näitavad tulemused seda, et see autonoomia kasvab, selgus kasvab seeläbi samuti ja tegelikult ka väheneb inimesel selline baasvajadus või selline kaitserefleks ja tunne, et ta peab pidevalt valves olema, ehk siis tegelikult see selline teatav teadmatus selles protsessis kasvatab lõpuks enesekindlust. Ja määramatust ja pinget on kindlasti keskkonnas niigi palju ja kui me räägime pingest, siis ei ole alati see töö hulk, mis seda pinget tekitab. Et pigem on ta isegi tihti selline pidev ümberlülitumine ja valmisolek. Et närvisüsteem on pigevas sellises valmisoleku seisundis, mis tähendab, et see on energiamahukas ja koormav tegelikult inimese jaoks. Ja mul on alati meeldib see võrdlus siin autosõiduga, et kujutad ette, et sõidad väga hea ja väga kiire autoga. Suund on õige, tempo on tohutult kiire, jalg on gaasipedaalil, eks, aga nähtavus on järjest kehvem, teeolud vahelduvad ja kurvid tulevad varem, kui oleks oodatagi osanud. Et kogu aeg pead tegema neid mikrokorrektsioone, see maksab, see väsitab. Minu kogemus tegelikult nii juhi kui coachina ütleb, et paljud tugevad tiimid ei komista absoluutselt võimekuse taha, nad komistavad väga sellise ebaselguse udu madala nähtavuse taha. Ja minu jaoks üks hästi selge juhtimisjäreldus siit on, et kui see nähtavus kukub, ei aita ainult rohkem pingutust, mida tihtipeale siis kompenseeritakse. Aitab see, kui keegi loob seda nähtavust juurde. Siinkohal võib-olla on hea mõista, et kui autonoomia muutub segaduseks, et mida juht peaks juurde andma, kas pigem struktuuri või vabadust? Vastus on mõlemad, et pinge ja segadus tulevad ka sellest, et korraga nõus vastandlikud nõudmised. Ma arvan, et selline juhi tõsine igapäev täna, kiirus ja kvaliteet, usalduskontroll, tulemused ja inimesed või selline armastatud ütlus korraga soe süda ja tugev selgroog, et katsu sa siis vastu pidada, et see on huvitav, et sina selles programmis räägid hästi põnevalt neuroteadustest ja tunne seda valdkonda paremini kui mina, aga võib-olla siin ma nii palju lisan, et meie aju tahab, eks ju alati seda, kas see või teine valikut, aga kui see päris elu ja väga kiired muudatused nõuavad üha rohkem sellist nii see kui teine juhtimist, et kuidas siis mõlemat hoida, on ka see üks programmi teema, millega me tegeleme ja mis ma arvan, et juhtidel päris tihti selline paradokside teema ülitüüpine, et kuidas olla ühel ajal toetav ja samal ajal väljakutseid lisada. Et see on meil üks üsna selline, ma arvan, põhjalik ja väga oluline plokk. Ja võib-olla siit juurde lisaks ühe väikese valemi, et oleks meie siis lisaks sellisele jutuajamisele siit ka midagi kaasa võtta, et kes tahab nüüd pastakat võtta, siis teile üks meie loodud lihtne võimestamise valem, et võimestamine võrdub selgus pluss tugi pluss ülevaatamine. Et just, et see ülevaatamine, kui annate andeks, et korra inglise keeles lai endal siin mõtlen reviewing ut, et
et millest me ka programmis palju räägime, et ikkagi, et kellega, millise töötajaga siis kui palju mingis tööprotsessis kaasas olla ja ükskõik kui võimekas, kompetentne ja toimiv inimene sul on, ükskõik kui kõrge saavutusvajadusega tegelane, et kindel, millest juhtimises mööda ei saa vaadata, on ülevaadete tegemine. Jaa, väga hea valem. Siin muidugi tasub lisada seda, et sellel on ka üks väga kriitiline eeltingimus. Et selleks, et inimesed keegi päriselt mõtleksid ja küsiksid ja katsetaksid, ehk siis oleksid selles protsessis, siis on äärmiselt oluline see, et oleks usaldust. Ja see on Kiur hästi sinu teema, et kui lubad, ma siin võtan korraks küsija rolli üle, et kuidas sulle tundub, et milline on üldse praegu olukord usaldusega juhtida vastu ja mis on selle põhjuseks? Jaa, täitsa on olemas üks selline värske uuring, mis eelmise aastas läbi viidid, kuhu siis kaasati umbes 3500 töötajat ja uuritigi neilt, et milline on siis nende usaldus siis selliste kõrgema taseme juhtide vastu just. Ja selgus seda, et kõigest 48% töötajatest usaldab siis neid ülemise tasandi juhte. Ja mis see põhjus oli, et peamiselt nähtigi seda, et kuna see tänane keskkond, kus me toimetame, on äärmiselt volatiilne ja see ei ole ka nagu muutumas, siis juhid tihti, olles selliste keeruliste otsuste ees, unustavad natukene selliseid elementaarsemaid asju või see jääb neile tahaplaanil, ehk siis, et kuidas hoida seda usaldust ja kuidas seda inimeste enda kaasatust nagu kõrgel hoida, et ehk siis on jäänud juhid natukene hätta sellega ja võib-olla ka sellepärast, et see pole olnud kunagi varem nii oluline kui just selles tänases keskkonnas, et nad ei ole võib-olla ka kõik mõistnud seda, et see olukord on natuke muutunud, et see, mis varem nagu toimis, ei toimi päriselt enam sellisel kujul, nagu ta praegu oodatakse. Aga mis sinu kogemus ütleb, et mis on need käitumisviisid või võib-olla ma küsiks isegi nii, et just, et milline juhi käitumine võib hävitada töötaja usalduse tema vastu kõige kiiremini? Jah, kusjuures see sama uuring tõi ka välja mõned komponendid siis, et mida siis need samad töötajad ise olid välja toonud, öelnud, et mis tingimusel see usaldus niimoodi langenud on ja nad tõid peamisena välja 3 sellist asja nagu info varjamine, mis siis küll antud kontekstis pigem tähendas seda, et tehti otsuseid, aga ei antud piisavalt selgitusi, miks selline otsus sündis, et mis neid mõjutajad ja mis oleks juhtunud võib-olla, kui oleks teistmoodi otsustatud, ehk siis selline kommunikatsioon selle ümber. Teine oluline aspekt oli, et kui kippusid juhtuma pigem negatiivsed olukorrad tekkima, siis kui juhid hakkasid selles olukorras leidma süüdlast väljaspoolt, selle asemel, et ise seda vastutust võtta, siis samamoodi see siis tõstis sellist või ütleme siis langetas sellist usaldust ja turvatunnet töötajates, ehk siis nad hakkasid vaatama juhti natuke teise pilguga. Ja 3. aspekt oli see, et juhid kippusid sellistes kriisiolukorras või rasketes otsustes taganema varasematest otsustest. Ja jällegi, kui kommunikatsioon oli puudulik, miks ühte või teist asja ümber tehti, siis see tundus lihtsalt sellise teatava nagu, kahepalgelisem võib-olla raske sõna, aga see ikkagi saadab sõnumi töötajale, et kui meil on varasemalt seda nii kommunikeeritud, et miks see nüüd siis järsku muutus, ehk siis need 3 aspekti siis toodi ülekaalukalt välja selles olukorras, kus usaldus oli langenud. Me lubame selles programmis ja ma arvan, see on ka üldiselt meie käekirjad, me oleme väga sellised praktilised, väga eksperimenteerivad, et meie osalejad saavad ise hästi koheselt proovida siis õpitut, et siis ma küsingi sellise, et anna siia üks kiire nipp, et kuidas ikkagi juht saaks tõsta oma usaldusväärsust kõige kiiremini, kui asjad ei ole väga lihtsad ja võib-olla pead isegi üks väga ebapopulaarset otsust vastu võtma. Jah, just, et kui see olukord on sellised ebapopulaarsed ja rasked otsused, mida see meie keskkond täna sunnib võib-olla tegema juhte, siis kui ühe märksõnaga öelda, siis ma ütleks, et see radikaalne läbipaistvus. Ehk siis mida paremini ja põhjalikumalt on selgitatud seda,
kuidas otsus tehti, mis need tingimused olid, mis seda otsus selliseks kujundasid, millised alternatiive võib-olla kaaluti ja mis selle otsuse mõju ka on nii organisatsioonile kui töötajatele. Et kui need aspektid on kajastatud, siis ka uuring kusjuures näitas, et lausa 4,3 korda tõusis selline usaldus oma juhtide vastu. Ehk siis need on kindlasti sellised asjad, millega on võimalik sellises olukorras kiiresti tõsta seda usaldust. Ja, et usaldust tõstab üldiselt jagamine, et oskad sa soovitada ka, et millistest teemadest just sellisest tööalases kontekstis seda usaldust kõige kiiremini kasvatada saaks? Jah, jällegi tuginen uuringu tulemustele, et mitte ise siin hallutsinatseerida. Ütlen nii, et tuli välja, et töötajad sooviksid eelkõige, et juhid räägiksid nendega hästi avatult ja otsekoheselt ja julgelt ja võib isegi algatada neid teemasid, eriti kui on vaja teha karmi otsuseid näiteks personali osas või töötasude osas, et olekski hästi otsene suhtlus töötasude osas, hüvede osas, mis sellega võivad kaasneda. Tööpaindlikkus on täna üks teema, millest tahetakse selgust saada, kuna see on ka muutumas, on ju, et kui varem mingi vahe tundus näiteks hübriidtöö hästi loomulik, siis täna oodatakse teistmoodi, ehk siis jällegi teema, millest tuleks hästi avalikult rääkida. Ning loomulikult karjääri ja oskuste arendamine, ehk siis aina rohkem meie töötajad soovivad, et juht mõtleks ka nende arengu peale. Ja loomulikult, et need teemad võivad tunduda keerulised, aga jällegi uuringu tulemused näitasid, et tegelikult kui juhtidele oli valmisolek keerulistel aegadel need teemad ise tõstatada, nendest rääkida, neid arutleda, siis see tõstis lausa 6,5 korda usaldusväärsest juhtide vastu. Seega võib väita, et tiimiliikmete arengule suunatud juhtimine tõstab ka juhi usaldusväärsust. Just, julgen väita seda tõesti. Ja, et mõelge selle peale lihtsalt, et kui usaldus on madal, siis sellega tõenäoliselt kaasneb see, et inimesed ei riski, otsuseid pigem ei lükatakse edasi ja kiputakse ootama kinnitust ja see on tegelikult jälle koormus juhile. Et kui juht peaks kinnitama iga oma spetsialisti või väga tugeva ja kompetentse töötaja otsuseid, siis see on eriti sellistel kriitilistel aegadel tõenäoliselt ajaline ressurss, mida iga juht tahaks vabastada pigem. Ja tuleks ka mõista, et usaldus on midagi sellist, mis ei ole ühekordse tegevuse tagajärg, et see eeldab kindlasti järjepidavust, selgust, lubadustest kinnipidamist ja ka selgitustest ja kommunikatsioonist sõltub ta palju, et need oleksid läbipaistvad, arusaadavad ja ausad. Kui me räägime võimestamisest, siis võiks öelda, et see ikkagi toimub alles siis, kui on loodud keskkond, kus on tõesti turvaline eksida, õppida, areneda. Siit võib-olla jätkates, et tõesti, et nagu sa ütlesid, et usaldus mõjutab absoluutselt otsustamist, eks ju, aga mõjutab ka väga selgelt kaasatust. Et inimene kas astub sammu ette või jääb seina äärde või astub isegi tagasi. Et kui sa ütleksid, et kuidas sina näed, mis on see seos kaasatusel usaldusega? Jah, väga otsene seos tuleb jällegi uuringutest välja, et ehk siis kui me räägime kaasatusest selles kontekstis, et kui positiivselt inimene suhtub oma rolli ja tegevustesse organisatsioonis, siis väga tihe seos oli sellega, kui kõrge oli usaldus, siis just jälle nende kõrgema taseme juhtide vastu. Ehk siis kui see usaldus oli olemas, siis ütlesid umbes 83% inimesed, ma tunnen, et ma olen väga pühendunud tööl, ma tunnen väga positiivselt oma tööga kontekstis. Kui see usaldus puudus, siis kõigest 58% julgesid tunnistada, et nad tõesti tunnevad ennast sellest töökirjaks hästi ja nad tahavad panustada, valmis selleks. Siit tõenäoliselt nagu kattuvad teemad ka selle usaldusega, eks ole, et eriti oluliseks muutub see otsuste kommunikatsioon, eks ju, et tegelikult ka see läbipaistvus, radikaalne läbipaistvus, nagu sa ütlesid, aga ütle, et just nendel väga keerulistel aegadel, et mis minu meelest praegu selgelt keskkonnas on, et keskkond on keeruline, tähendab, et kuidas ikkagi saaks investeerida paremini, et seda usaldust ja kaasatust kõrgel hoida? Jah, tõsi, see märksõna on see kommunikatsioon, eriti nende keeruliste otsuste kommunikatsioon, aga mida hea on mõista, ma ütleks, on see, et see kommunikatsioon ei ole sellises olukorras ühepoolne tegevus, et ma saadan oma sõnumit edasi, ehk siis mida jällegi meie oma programmis ka teeme, on ikkagi see, et see kuulamise küsimisoskus, ehk siis see kommunikatsioon antud olukorras on see, et me mõistame
teist osapoolt ja me kommunikeerime läbi nende vajaduste. Ehk siis mitte me ei lähe oma sõnumit kandma, vaid me tegelikult tõesti mõistame, mis on need hirmud, mis on need ohud, mis on need küsimused ja me kommunikeerime neid. Ehk siis tegelikult me varustame oma inimesi selle infoga, mis aitaks neil saada paremaks, areneda ja tegelikult võtta rohkem vastutust ja rolli, sest nad saavad aru, et mis on olukord, mis seda tingib ja mis on nende võimalus seda olukorda parandada ja milline võimalus on neil panustada sellesse. Ja aitäh, et ma mõtlen sellele, et kui üldse mõelda sellise nagu võimestamise nagu eeltingimustele, et mis organisatsioonis on, et või ütleme nii, et kus organisatsioonis ei saa tegelikult võimestamise teemat tõsiselt võtta või kaasatuse teemat on need, kus on ju hästi madal tagasisidestamise kultuur või edasisidestamise ja tegelikult kahelt poolt, et üks asi on andmisoskus, teine asi on siis see vastuvõtmisoskus, et seda temaatikat loomulikult me ka oma programmis kajastame, aga ma julgen väita, et pisut erinevalt kui tavapäraselt, et me ikkagi tutvustame päris erinevaid väga ägedaid formaate ja see ei ole sugugi mitte ainult coach'i vestlus muidugi, mis on meie leivanumber, et laiendad sa veidi. Jaa, et just, et ega me läbivalt oma programmis ütleme seda, et esimene aspekt on see, et me oleme ise juhtidena, inimestena, et meil on mingid tugevused, nõrkused, mingid eripärad, ehk siis vaadata iseendasse korraks, milline see minu stiil on, kuidas mina oskan võimestada, milles ma oleksin parem, mis võib-olla ei tule nii hästi välja ja selle läbi tegelikult siis valida ka neid metoodikaid, tööriistu, mida kasutada ja väga hea tähelepanek, et tagasisidestamine on ainult üks võimalik selline arendav vestlusformaat, et tegelikult on ju neid rohkem. Ja ei saa öelda, et üks on parem või halvem. Tõenäoliselt üks sobib mõnda situatsiooni mõne inimesega paremini kui teise situatsiooni ja teise inimesega ja samamoodi ka juht ise on hästi oluline, et juht ka ise mõistaks seda, et aga milles ma olen väga hea ja mis mul tuleb hästi välja ja milline minu selline arendav, toetav vestlusformaat toetab kõige paremini minu inimesi. Et ei ole põhjust ju meil tegelikult kasutada metoodikaid mis ei ole autentsed meie puhul. Et kui see ikkagi tundub väga pingutatud, siis ei ole ka see kasu selline, mida me tegelikult ootame. Et see kindlasti on üks teema, mida me käsitleme ja mida me pidevalt üleval hoiame, et üks on eneseareng ja enesetundmine, aga ka kuidas siis, et mis just mulle sobiks ja milles ma tahaks veel paremaks saada. Ja, et meiega üks teemasid, millel me ikka räägime, on kogu see juhtimise situatiivsus, eks ole, et ikkagi, et ei ole võimalik olla kogu aeg kuidagi fikseeritud ja ühes kohas kinni ja siis teisalt jälle paradoks, et nii ja naa mõtlemine, et ei ole ka kindlasti mõistlik endal isiksusega täiesti vastlus olevat juhtimisstiili või mis iganes vestlusstiili arendama hakata, et ei tule hästi välja, energiat võtab endalt kahetsusväärselt palju ja tõenäoliselt ei mõju nagu kuidagi autentsele ka pealtvaatajatele, teistele osalejatele. Aga vist tundub, et me peame siin kella vaadates lahe on rääkida nagu alati, aga natuke kokku hakkama võtma ja natuke ette valmistasime siin ja võib-olla te saaksite siit podcastist kaasa võtta ka siis mõned iseäranis praktilised soovitused kokkuvõtteks, et ma siin alustan äkki selle esimesega, mis natukene Kiur sinu väga-väga häid teemakäsitlusi siis kordab, aga lühidalt kokkuvõttes, et esimene on siis loo avatud dialoog ja kaasatus, kui sa tahad teisi oma tiimis võimestada. Et tõesti, et liigu juhiste jagamiselt dialoogi kujundamisele, julgustama meeskonda jagama ideid, esitama muidugi küsimusi, osalema otsustes, mis mõjutavad nende enda tööd. Ja alusta sellest, et küsi rohkem ja ütle vähem. Et nagu Michael Banki-Stenier toredalt ütleb, et me oleme ju nõuandmismaniakideks, et juhina oleks hästi ebapraktiline kellegi öelda, et ära kunagi nõu anna, see lihtsalt ei ole mingi absoluutselt adekvaatne nõuanne, aga küsimus, kuidas seda edasi lükata, et kuidas inimesed kas või 10 sekundit kauem kuulata ja seda enda nõuandja monstrit, kes siis koletist natuke edasi lükata. Ja et kui sa aktiivselt kuulad ja arvestad ka selle tagasisidega, mis saad, et see kasvatab väga selgelt usaldust ja saad lihtsalt suurema toetuse.
ja samas täiesti selge seos ka, et kui inimesed tõesti tunnevad, et neid kuulatakse, et nende arvamusega arvestatakse, on see võimalus ka, et inimesed vastutust võtaks rohkem. Ja nagu sa lubasid, et annaks meile praktilise nippi ka, siis et julgustaks igat juhti, et küsi järgmisel tiimi koosolekul üks küsimus rohkem kui tavaliselt. Hea oleks, kui see küsimus oleks ka ajendud soovist mõista teist osapoolt ja oota ka see vastus ära. Et see paus võib olla raske, harjumatu, aga oota, ole kannatlik. Omalt poolt soovitaks, kusjuures naljaks, et pooltele juhtidele vist võiks soovitusele anda, et kuule, kleebi sinna arvuti peale endale silt kuula, ära räägi. Ütleme, et on mul endalgi see kunagi arvuti peal olnud, ma ei ole väga kindel, kas ma seda, kui tõsiselt ma seda iga kord võtsin, aga kulda väärt nõuanne. Siis usaldama meeskonna ja anna autonoomiat, et usaldus tõesti kasvatab vastutust, jälle seos kokkusid, et kui sa annad töötajatele vastutuse, siis enamik tõuseb selle tasemele ja see on küll nagu väga huvitav fenomen, et sellel hetkel, kui sa juhina inimese potentsiaali usud ja sellesse, et ta on võimeline saavutama ja vahel tuleb tunnistada, et need inimesed ise ka coachingu ruumides, ka juhi ajast meenutades isegi ei usu, et kui palju see usk, juhi usk oma inimesse tegelikult võib muutuda selliseks isetäituvaks ennustuseks. Et andke krediiti. Ja tõesti, et üks viis selleks on julgemalt delegeerida neid asju, mida sa tavaliselt harjunud ise tegema ja tõepoolest, et delegeerida siis läbi usalduse, läbi usu inimesse, läbi tema tugevuste. Et tõenäoliselt siis näed, et inimesed hakkavadki vastutust ise võtma ja toovad tulemusi ja ikkagi sellise väga värske entusiasmiga, et tõenäoliselt ühegi juhi unistus ei peaks olema, et kui ma saaksin end kloonida, et küll maailm oleks tore koht. Jah, siinkohal muidugi rõhutaks seda, et igasuguse delegeerimisega võiks kaasas käia selline kokkuleppe ka sellise ülevaatamise, tagasivaatamise osas, et kui ilma selleta delegeerida, siis nii mõnegi töötaja jaoks see võib tunduda sellise hülgamisena. Ja kolmandaks, täna tegelikult vähem käsitletud väga olulised teemad, millega me programmis tegeleme, et tegelikult et kogu see eesmärgi ja väärtuste joondus, kui sellist sõna kasutada, et kontrolli vähendada, tuleb veenduda, et tõesti, et kõigil on ühine arusaam sellest organisatsiooni missioonist, visioonist, väärtustest. Et see ühine eesmärk on tõesti tugev majakas ja väga keerulistel aegadel aitab ka teha väga keerulisi otsuseid. Kui inimesed mõistavad mitte ainult seda, et mis asi see on, vaid ka seda, miks see oluline on, suudavad nad teha ka iseseisvat otsuseid. Jah, siinkohal, kui nüüd mõelda sellise eesmärgistamise ja väärtuste sõnastamise peale, siis tasuks meeles hoida seda, et see on see võimalus, kus juht saab anda tiimile nii-öelda sellise oma arusaama ja keele, et mille järgi me siis ikkagi otsustame, kui meil ei ole selget juhist või inimest, kellelt küsida, et see sünniks ikkagi selgete väärtuste pinnalt see otsus. Ma viskaks siit 4. bulleti, kui lubad sulle, et see võiks olla siis üllatust juhi coachina. Jah, ütleme nii, et see on see meie, nagu sa ütlesid ka enne, leivanumber on ju, et see on tõesti üks selline stiil, juhtimisstiil, mis on aja jooksul tõestanud ennast kui väga võimestava stiilina. Ehk siis ta on ühest küljest aeganõudev, ehk siis juht peab oma aega investeerima meeskonnaoskuste ja enesekindluse kasvatamisesse. Kuid selle eelis on see, et see iga see investeeritud ajahetk tuleb hiljem kordas tagasi. Ehk siis see stiil toetab inimeste kasvu, mis omakorda tõstab seda nende vastutuse võtmise võimekust. Ehk siis pakkudes neile väljakutseid ja tuge, saavutavad nad peagi hoopis teisi kõrguseid. Mida tasub meeles pidada selle juures ongi see, et kui selline coachi stiil on mitte vastuste andmine, siis see tugi selle juures on siiski äärmiselt oluline, et tuleb olla kättesaadav selleks.
kuid kindlasti tuleks vältida sellist päästerolli võtmist, et kui on näha, et võib-olla inimene ei ole päris seal, kuhu te lootsite kohe, siis ikkagi leida see aeg, pakkuda tuge ja uskuge inimestesse. Nad jõuavad sinna ja tõenäoliselt veel kaugemale, kui te oodata oskate isegi. Las nad õpivad, et coaching on üks efektiivsemaid õppimismeetodeid ikkagi, mis täna võimalik pakkuda on ühele inimesele. Ja ka McKinsey on selle kohta siis toonud välja, et võimestamine on kõrge kontaktiga kontaktspordiala, kui nii võib öelda. Et kui selleks, et nii-öelda hands-on või selline käed juures juhtimine oleks võimestav, peab siis ikkagi juht olema ka inspireeriv coach samal ajal. Ehk siis sa oled kaasas, kuid sinu sekkumine on õpetav ja võimaldav ning seeläbi tegelikult siis kasvab töötajate pädevus teha suuremaid otsuseid, võtta rohkem vastutust ja tegelikult kaob ka neil vajadus pöörduda hiljem selle juhi poole, ehk siis tegelikult pikas plaanis te vabastate oma aega sellega. Ja see on põnev ja vahel viisab tõesti sellest, kõik, kes on lapsevanemad, ma arvan, et teavad seda tunnet, et lihtsalt edasi lükata, et tõesti, et mitte pakkuda lahendust esimese 30 sekundiga, vaid öelda inimesele, et kenasti on praegu hõivatud, et tule mõne aja pärast tagasi, kui see on teema on aktuaalne, et selline väike lubadus, et enamus inimesi leiab enda suurepärased lahendused ise. Ja võib-olla siia lõpetuseks veel autentsus ja empaatia teema. Jaa, et tasub meeles pidada, et võimestamine ikkagi algab eelkõige sellest, kui sa oled juhina kohal, oled ehe, autentne, eetiline, hooliv, tasub olla aus väljakutsete suhtes, vigade tunnistamine kindlasti ei ole midagi, mida vältida tasuks. Ja oma haavatuse näitamine, mis tõenäoliselt meie kultuuriruumis ei ole nii tavapärane, aga ütleme, nendes olukordades soovivad inimesed siiski näha, et ainult nemad ei ole sellises haavatavas kohas, vaid ka juht on seda. Ehk siis need sellised tegevused juhi poolt kindlasti loovad seda kultuuri, kus siis teised tunnevad samuti turvaliselt. Nad näevad, et ka nemad võivad olla autentsed ja näidata välja oma võib-olla mingid muresid ja hirme. Ja seeläbi nad siis julgevad lõpuks võtta ka initsiatiivi ilma nende hirmudeta, mis tegelikult on hästi loomulikud meil kõigil. See on hästi hea koht hakata vaikselt kokku võtma, et püsiks siis nii, et kas see kõik saab olema lihtne? No aus vastus on, et ei saa olema lihtne. See on lihtne põhjus on see, et igasugune muutus vajab esimese asjana teadlikkuse tõstmist, mis üldse loob eelduse muutuseks ja siis ta eeldab ikkagi teatavat järjepidevust. Meie omalt poolt oleme pannud kokku selle programmi selleks, et see oleks lihtsam, sest et me kindlasti me teame seda täna juba oma varasematest lendudest, et see ruum, mida seal luuakse üheskoos, et see tagab sellise platvormi, kus me saame ja kus me kasutame kõiki parimaid tänapäevaseid teadmisi selleks, et selline eksperimenteeriv õpe võimaldaks igal ühel leida endale selle isikupärase, endale kõige paremini sobiva võimaluse saada just selliseks juhiks, keda täna töötajad ootavad. Ja ma ei tea, kas see on vanasõna või mingi muu ütlus, mulle väga-väga meeldib see ütlus, et parim päev puu istutamiseks oli 20 aastat tagasi, aga paremused teine on täna. Et nendele programmidele mõeldes, et mis me oleme siin ju ka varasematel aastatel teinud, et tõesti kutsuks kõiki juhte meiega liituma, kindlasti selle programmi mõju saab olema suurem, kui tulla mitmekesi. Kindlasti me EPSis saame teha ka selles kohas paremaid pakkumisi, sest et ka meie missioon on, et need juhid oskaks paremini Eestis võimestada ja oma tiimidele paremat keskkonda luua. Et infot leiab kindlasti EPSi kodukalt, aga alati võib võtta ka minu nimi oli Merle Viirma ja Kiurlootusega ühendust, et kontaktid on väga lihtsalt leitavad, et väga hea meelega tutvustama seda programmi hoopis detailsemalt, mida me täna ei teinud, sest meie kodukal on see meie arvates kõik ennast ja selgelt kirjas, aga igat küsimust väga hea meelega tahame vastata ja igati ootame kõne ja dialoogi.
ja see programm algab siis ise meil nüüd aprillikuus ja mida veel ütleks, et 9. aprillil ja mida veel ütleks, et ta pikkus on ka minu arvates hästi optimaalne. Just ühe juhiga hakkasin üks päev, sattusin rääkima sellest programmist ja kuidagi selle tulemusena tekkis nagu selline mõte, et ta on selline võib-olla üks väga hea selline kiire restart tegelikult juhtidele, kes saavad siin ikkagi paari kuu jooksul, see on 3 koolipäeva tegelikult auditoorset. Muidugi me anname palju lugemisvõimalusi ja harjutamiskeskkondi, saame ka mujale luua, aga ikkagi, et on nagu võimalik hästi sellise optimaalse ajaga, ma luban, et hästi heas õpikeskkonnas lihtsalt värskendada oma oskuseid juhina. Sest see, mis mulle hirmsalt meeldib, et ikkagi sellisest kõikvõimsa juhi müüt või ka selle juhi tohutu karisma müüt on asendunud ilmselge arusaamaga, et juhtimine on õpitav. Et selleks me siin olemegi. Ja julgustan sinu Merle mõtet ka veel tagant, et tõesti, kui teil tekib küsimusi, mille taga nii-öelda see lõplik otsus seisab, võtke ühendust. Et me tõenäoliselt oskame teile nendele küsimustele vastata. Aitäh! Aitäh!